Sit ready. Attention. Ja roheline tuli läks põlema määrustepärase stardiga. Kõik on siiani kenasti läinud ja programm on jooksnud õlitatult ja vaatame jälle siin siis kahte erinevat gruppi. No kõigepealt siis kollastes virtuaalsetes paatides istuvad need härrasmehed, kes on siis 50 ja natukene vanemad ja hallides paatides need, kes on 60-sed tegijad. Ja praegu on näha, kuidas siis Aivar Jürgenson masinal number 12 on võtnud sõna otseses mõttes ergomeetri ohjad sedavõrd tugevalt kätte, et on hetkel läinud olulisel määral juba siin oma vanusegrupi konkurentidelt eest ära. No Aivar Jürgenson muidugi on ka väga tuntud tegija, sellepärast et ta on mitmekordne alvavõistluse võitja ja kui võtame kas või eelmist aastat, siis just nimelt tema võitis eelmisel aastal ju ka 50-ste vanusegruppi. Teise-kolmandana on Sigvrid Jolkins ja Anti Selge, Tairo Talvis, Indrek Tamm, Kristo Kross, Argo Normak, kes ka vee peal sõudmisega tegelevad, hoiavad hammastega kinni, aga Jürgenson on liikumas oma teed ja õige pea me näeme, et see vahe on juba 2 virtuaalse paadi pikkune. Alla poole distantsi on jäänud siin liidritel minna, vaatame, kuidas läheb seal natukene vanemate meeste arvestuses ja Ants Einsalu on seisuste kohaselt liikumas, sest et tema ju ka eelmisel aastal näitas meie võistlusel ennast väga heast küljest. Olles toona selle gruppi võitja ja liigub praegu liidri kohal ka nüüd, aga ei tee talle elu lihtsaks Mihkel Mardna. Muuseas, Mihkel on ju ka omal ajal vee peal sõudmisega tegelenud ja näitab ennast praegu siin Ants Einsalu kõige karmima konkurendiga. Et ma arvan, et siin läheb päris põnevaks ja praegu Einsalu, Mardna nii-öelda peaaegu nina-ninas liiguvad. No seal ütleme selline veerand paadikorpust on sõude president vanameistrist tagapool. Mäletan Einsalut juba 90-ndate teisest poolest, kui ta hakkas sõudevõistlustel käima ja on teinud seda sisesõudmise kontekstis pidevalt. Ja nüüd me näeme siis Aivar Jürgenson on hoidnud oma edu ja tuleb liidrina finišijoone poole. Tairo Talvis, Jolkins, Sigvrits, kes keda? No Talvis on ülinapilt juhtimas Sigvritsi ees. Kas ta suudab hoida tugeva lätlase rünnakut samal ajal, kui Aivar Jürgenson liigub liidrina ja võtab 3-0 3,2 võidu ja Talvis suudab Jolkinsi rünnaku kaitsta 3-0 5,9 Jolkinsi 3-0 6,6 vastu. Ja mis toimub nüüd siin natukene vanemate tegijate arvestuses? No tuleb Ants Einsalu, päästab oma naha ära. Tuleb siis 3,19,2-ga. Aga Sõudeliidu president Mihkel Mardna nõelas päris valusalt, oli hõbemedalil, ähvardas Einsalut päris korralikult 3,20,5-ga. Ja Kaupo Koplus, kellest ka enne juttu oli, Kaupole siis tubli kolmas tulemus 3,24,2. Rauno Kooganen, tema 3,26,8 ja nii edasi ja nii edasi. Ultramees Rain Vellerind, tema siis 3,36,2.